No tere päevast korralduslikult, ma võiksin öelda nendele, kes te olete seal üleval, siin on igasuguseid kohti, nii et välja, et kui te tahate varem lahkuda, ma panen teid magama, siis ma saan aru, aga üldiselt siis siin on kohti küll. Nii et ma alustuseks ütleksin seda, mida ta ilmselt ülikooli tasemel ei oota, aga head koolipäeva teile. Tänases maailmas, mis on üha ebakindlam, nagu me teame, on üks kindel tõde ja see on, et maailm muutub. See muutub mitte ainult IT-s, see muutub kogu meie maailmakorraldus on meie silmade ees kokku varisemas, vähemalt kõik need lepingud, mis on 40, 50, 60 aastat nagu säilitanud meil rahu, nemad enam ei kehti väga palju, aga ikka infotehnoloogia on see valdkond, kus asjad tõesti muutuvad väga kiiresti. Võite arvestada, kui arvestada Moore's law, siis selleks ajaks, kui te lõpetate siin, siis protsessorid on peaaegu 6 korda kiiremad, kui nad on täna. Nii et olge valmis. Nii et ma õnnitan teid kõiki selle hea valiku, minu meelest väga hea valiku pool, et inimesed, kellel on IKT alaseid oskusi, on tulevikus väga, väga vaja, üha rohkem vaja ja mitte ainult sellel nagu ma räägin hiljem, mitte ainult sellel erialal, mida te praegu õpite, aga tegelikult igas valdkonnas. Meie igapäevaelu sõltub aina rohkem digimaailmast. Seda uut maailma on hakatud pidama normaalseks nii lühikese ajaga, et enamik teist ei suuda ette kujutada aega, kus olid olemas lauatelefonid ja kirjutusmasinad, ent puudusid personaalarvutid, iPadid, mobiilirakendused ja sõnumid, iTunes, e-post ja Google. Kui ma lapsena küsisin oma isa käest, kuidas elu oli enne televisiooni. Nüüd minu lapsed küsivad, et issi, kuidas said hakkama siis, kui ei olnud iPhone'i, kui ei olnud iPad'i. Mul oli minu isiklik kogemus, oli võib-olla veidi teistsugune kui paljudel, et mul oli see uskumatu õnn, mis mõjutas kogu minu ülejäänud elukäiku, et mul oli 13-aastaselt matemaatikaklassis oli õppejõud või õpetaja, kes arvas, et oleks kihvt õpetada lastele, kuidas programmeerida. Ja siis me õppisimegi, oli selline programm kunagi nimega Basic, mis nagu saate inglise keelest aru, ei ole väga keeruline, aga õppisime programmeerida. Hiljem, kui ma olin ülikoolis, kuigi ma ei olnud, kui ma olin õppinud päris palju matemaatikat ikka ülikoolis ja füüsikat, aga ma olin ikka humanitaar ja üks päev ma nägin kuulutust, et otsitakse programmeerijat psühholoogialal, see oli minu ala niikuinii, ja siis töö oli selles, et kalkuleerida, kuidas või programmeerida arvutit nii, et mõõta, kuidas silmad liiguvad alguses siis X ja Y koordinaatides ja muuta seda polaarkoordinaatideks. Ma eeldan, et te kõik saate sellest aru ja teate. Ja siis see oli, ja programmeerimiskeel oli siis 16 karakteriga assembler language, mida te kindlasti ei pea üldse tundma tänapäeval. Ja aga miks see pidi olema, see oli niivõrd primitiivne keel, et kõik käsud, kõik olid ainult 16 karakteriga või tähemärgiga 0–9, siis FG, mis iganes, ma ei mäleta enam, trellid olid ka. Ja miks see pidi nii olema, et see näitab jälle, kuidas maailm oli, et arvuti, mida ma programmeerisin, oli esimene nagu kommertsalusel müüdav väike arvuti.
tema mälu oli 8 kilobaiti. See oli firma PDP, see on nüüd läinud pankrotti, igatahes PDP-8 oli esimene arvuti, mida oli vabamalt müüa vanasti, muidu see oli esimene niisugune arvuti, mida inimesed said osta, või ülikoolid said osta, ikka oli päris kallis, $10,000, ma mäletan vist, kui mind hoiatati mitte seda ära rikkuda ja juua kohvi seal. Ja see 8 kilobaitiline arvuti on pindala peaaegu sama see laud ja siis võib-olla, ütleme nii, et siiani, see oli PDP-8 arvuti, millel oli 8 kilobaiti mälu. Nii et see oli, kui ma olin umbes teie vanune. Aga see, mis praegu toimub juba jälle Moore's Law kaudu muutub nii kiiresti, et see on mingi dinosauruse ajastu, milles keegi ei tee midagi. Aga tuleb siiski meelde tuletada, et Hypertext Transfer Protocol ehk HTTP leiutati 1989. Te olete vist natuke pärast seda sündinud, võib-olla mitte, minu poeg sündis 1987. Ja esimene veebilehitseja tuli Mark Andreesseni poolt leiutatuna Illinois ülikooli Champaign-Urbana kampusel aastal 1993. Nii et umbes 2 aastat pärast Eesti iseseisvumist. Nii et see maailm muutub. Ja sellega peate teie olema kursis. Nii et nagu ma olen siin juba maininud, kõik teavad, mis on Moore'i seadus, eks ole. Ja? Tõstke, teate, mis on Moore's Law? Ja, kui ei tea, siis on, et mis on siiamaani, ja see on empiiriline seadus, et selle kiibi või protsessori võimsus kahekordistab iga 18 kuu tagant. Kui George Moore tuli selle seaduse peale kuskil 60 aastate keskel, siis kõik arvasid, ega see ei pea kauaks vastu. Aga aastal 2014 või kuni aastani 2014 on see graafik, kui kasutada siis logarütmilise skaala, siis see graafik on pidanud paika siiamaani. Ja tõenäoliselt kestab veel mõnda aega, kui me joome juba siis kvantum arvutitesse, siis tont teab, mis seal juhtub, ei tea. Aga siis võime kõik ära unustada, kui me joome kvantumi ajastuni. Aga igatahes suur osa, mida teie peate normaalseks praegu, oma iPadid ja iPhone'id või mida iganes, see paistab teie lastele tõenäoliselt sama veidrana, kui see PDP-8 tundub mulle tänapäeval. Ja nii nagu paljudele teile praegugi on niisugune asi nagu Walkman, mis oli kassettlindiga kaasakantav väike karbike, mis oli meeletu revolutsioon Sony firmal aastal 1980. Nüüd on mingid reliikviad. Et Eesti on üks koht, kus me oleme tegelikult palju kaugemale jõudnud kui enamus maailmast, ja meil on võib-olla kergem näha seda arvutiseeritud tulevikku kas või mõne kuu või aasta võrra kui teistel. Et meil on see arvuti ja kõik, mis on seotud IT-ga, on juba Eestis ühiskonna lahutamata osa. Me hääletame, deklareerime tulu, maksame arveid, vormistame raviretsepte kõik internetis. Meil on antud üle 170 miljoni digiallkirja ja Eesti on üks paremini võrkudega varustatud riike maailmas.
sel sügisel ilmselt hakkame, loodame, sõltub poliitikutest, pakkuma digitaalset residentsust, mis tähendab, et soovi korral võib kasutada Eesti internetiteenused ka isik või ettevõtja, kes Eestis ei ela. Me oleme ehitamas uue põlvkonna lairibaühendusi S-Twin projekti nime all, et tulla toime järjest kasvava infohulga transportimisega. Eestis on juba ammu olnud Wi-Fi iseenesestmõistetav teenus, mitte luksus. 10 aastat tagasi, kui ma olin Euroopa Parlamendis ja siis oli hästi uskumatu, et kui ma olin lennujaamas Brüsselis, siis ma pidin maksma, mis oli 9 €, et pool tundi kasutada Wi-Fit. Ma ei tea, kas mujal on see muutunud või kas Brüsselis on see muutunud, mujal tasapisi. See oli lõbus lugeda, kuidas Helsingis oldi väga uhked selle üle, et oli tasuta Wi-Fi lennujaamas umbes 5 aastat pärast seda, kui Eestis oli see täiesti tavaline meie lennujaamas. Nii et asjad lähevad selles osas päris hästi, ma võib-olla räägin hiljem veel mõnest asjast, aga Eesti edu IKT alal on andnud meie noorele taasiseseisvunud riigile kuvandi ja identiteedi. See kuvand ja identiteet on võib-olla üks tugevamaid asju üldse. Ma rääkisin eelmine aasta Eesti diplomaatidele, et te peaksite paremini olema kursis sellega, mis juhtub siin Eestis, kuna me võtame kogu Ida-Euroopa, siis kõik need, kes on siis vabanenud kommunismi alt, esiteks võime maha kirjutada umbes 2/3, sest need on autoritaarsed riigid, kus ei ole midagi, aga siis, kui me vaatame, me jätame Eesti kõrvale, siis Lätil ei ole tegelikult, nad ei ole suutnud leida või leiutada või luua endale kuvandit, Leedu ka mitte, Poola võib-olla erandina on väga võimsalt tõusmas üleüldse kui taastatud suurriik Euroopas, aga Tšehhi kunagine sametrevolutsioon tänu mõnedel inimestel on juba kulunud, narmendunud, Slovakkial eriti kuvandit, Ungari kuvand teatud põhjustel ka pole eriti millest rääkida, saati siis edasi Rumeenia, Bulgaaria. Mitte midagi halvasti on, aga lihtsalt kui sa ütled inimesele kaugemalt, ma olen Bulgaariast, ütled Eesti, siis see on üks asi, mis seostub Eestiga ja see on just see, mida te õpite. Meil oli kaua aeg inimesed, et see on müüt. Tähenduses, et see ei vasta tõele. Mis oli üsna loll, et inimesed ütles ära, sest nad ei olnud kunagi mingi võrdlevaid analüüsi lugenud. Aga see teises ülekantud mõttes, millest räägivad antropoloogid, see on müüt, see on meie kandev lugu, meie narratiiv. Ja teie asi, siis on hoida selle narratiivi. Et kui ka 10 aasta pärast keegi ütleb Eesti, siis inimesed ütlevad, see on see riik, kus on see. Ja tõtt-öelda see aluse sellele müüdile tuli eeskätt just siit ümber nurga, kus tekkis Skype. Aga see oli juba niivõrd vapustav, et mingis väikses nurgas Ida-Euroopa vana kommunistlikust riigis äkki tuleb selline asi. Ja sealt siis hakati tähele panema ka, mida me ise teeme siin ja riigi sees, mitte ainult kommertsalusel, ja see kuvand on sest ajast edasi läinud hästi. See kuvand kannab meile suuri võimalusi, et kuna see kuvand sunnib või lükkab teisi riike uurima, mida me oleme teinud ja mis selle kuvandi taga on, siis nad avastavad, et siin tõepoolest on midagi. Mitu näidet, üks lihtsalt, kui tuli siis 2 aastat tagasi tuli Briti minister Frances Maude, kes on siis government minister või valitsuse minister, kes tegeleb
just kuidas valitsus töötab. Ja siis ma olin pidanud ettekande Eesti süsteemist Londonis, tema kuulas seda, ütles, et see ei ole võimalik, siis ta korraldas endale sõidu siia, siis ta tegi kõik läbi, vaatas ära, kõik, mis meil on, ja siis ta, enne kui ta lahkus, siis me sõime lõunat ja siis ta ütles, et tead, enne kui ma ütlesin lõunale, see, et lihtsalt see oli juba päris uskumatu, et britid, kes kunagi arva, et keegi teeks midagi eriti hästi peale nende enda võib-olla välja arvatud USA, et mingi väike Ida-Euroopa riik on midagi teinud ja sellepärast ta tuligi siia, et vaadata, mis selle taga on. Siis me saime lõunat ja siis ta avaldas lõuna ajal soovi, et me siis Riiast siin saadame ühe inimese 2 kuuks, et natuke rääkida ja aidata neid, ja 10 kuud hiljem oli ta ikka seal. Nii et kui me mõtleme, kes me oleme, siis me oleme maailmas mingi asi just tänu meie loovusele nendel aladel. Ma enam ei saa öelda IT või IKT, vaid üldse tehnoloogiliselt arenenud. Ja me olemegi nagu mingi väike labor paljudele teistele, kust teised riigid saavad testitulemusi, nad näevad, kuidas digilahendused töötavad, nad saavad aru, miks nende enda digilahendused ei tööta, sest nagu ma olen oma teistes loengutes, kui ma räägin neile alati seletan, et kõige suurem probleem näiteks üleüldse kübermaailmas on identiteedi küsimus, põhinedes ühele 20 aastat tagasi ilmunud karikatuurile, mis ilmus Ameerikas ajakirjas New Yorker, seal karikatuuril on 2 koera ja siis on ühe arvuti ees ja üks koer ütleb teisele, et internetis keegi ei tea, et sa oled koer. See oli nali. See ongi probleem, et kuidas garanteerida. Kõik ütleme, kõik küberjulgeolek, pankade julgeolek, Facebook, mis iganes seal on, kui sul ei ole kindlalt tuvastatavat identiteeti, kindel ka selles mõttes, et on võimatu või peaaegu võimatu seni veel lahti muukida, see eeldab juba 2 faktori süsteemi, see eeldab, mida kõik tunnete kui PKI, ehk siis selline see avalik ja personaalne võtmesüsteem, mida leiutasid matemaatikud umbes 40 aastat tagasi. See on andnud meile kõige turvalisema süsteemi, mis on siiamaani leitud, mis on võimalik kasutada tavainimesel. Näide sellest, ma ei taha minna liiga tehniliselt, aga see krüpteerimistase, mis meil on, selle nimi on RSA 2048, RSA nende leiutajate nimetähtede järgi. 2048 tähendab, et see on tasemel, et see on 2048 bitti. Võrdluseks läinud aasta, kui Snowdeni asi tuli välja, selgus, et ta kasutas ühte kommertsfirma teenust, mis oli USA-s, mis oli, töötab samamoodi nagu meie süsteem, 2-tasandiline PKI, ja neil oli RSA 512. Et teatame, siis oluliselt madalama turvalisusega, mida meile ees sa maksid, et saata või hoida oma meile, ja NSA ei suutnud lahti muukida RSA 512 ja siis, et juurde pääseda sellele, siis nad lõpuks lihtsalt lasid firma pankrotti. Igal juhul
Inimesed ei teagi, et meil on nii turvaline asi. Ma vahest viskan nalja, et tegelikult kui meil oleks serverites ruumi puudus, siis me võiksime panna kõik meie materjali NSA arvutitesse, aga nad ei pääseks sellele juurde. Igal juhul, tähendab, kui ma räägin, et meil on see, siis me peame ka teadma, et digiühiskonnas on vaja teada väga palju nendest võimalikest ohtudest. Meie haavatavusi, eeskätt inimesed mõtlevad privaatsusele siin, eriti pärast Snowdeni. Ja see on üks tõsine probleem, kuigi ma väidan hiljem, et on veelgi tõsisem probleem. Aga Marshall McLuhan kirjutas juba 1960. aastal, et moodsas maailmas elame globaalses maailmakülas. Et tollal see oli televisiooni ajastu, tähendas see, et kõik maailma eri paigus toimuvad sündmused jõuavad kõigi inimeste elutuppa, vähemalt nendega on televisioonid. Ja see oligi, sellel oli meeletu mõju, tähendab see teooria kirjeldas asja, millele meeletu mõju, et esmakordselt said ameeriklased näha iga õhtu televisioonis, lahingud, mis olid toimunud Vietnamis. Ja suuresti oligi see suur vastuseis 70 aastate või 60 aastate lõpus, 70 aastate alguses Vietnami sõja vastu, valitsuse vastu tuli sellest, et esmakordselt inimesed nägid otse, mis seal toimus. Aga ometi, ja sellel peale me peame mõtlema siin, et tollal istuda oma elutoas võis inimene jälgida seda, mis toimub mujal, aga keegi ei näinud teda, ei näinud sind, kui see televisiooni ees. See tähendab, et mina väidan, Marshall McLuhanil ei olnud õigus, kui ta ütles, et on globaalne küla. See ei olnud veel küla. Maailmaküla on tekkinud alles viimase 10 aasta jooksul, sest nüüd arvuti võib käituda nagu George Orwelli romaanis 1984, kui te olete seda lugenud, kus siis televisioon nägi ka sind. Ma rääkisin siin, mis 1,5 aastat tagasi oli mingi privaatsuse konverents siin Eestis, mis ei teeginud eriti internetiga, lihtsalt privaatsuse teemal. Ütlesin seal välja, et soovitan, kui te tahate privaatsust kleepida kinni oma selle, ma ei tea, kas teil on seal? Mul on veebikaamera välja võetud üldse. Väga hea. Töötate kaapos. Eiga. No mina lihtsalt kleebin üle, aga ma ütlesin selle välja. See on tuntud fakt olnud vähemalt 10 aastat. See on juba nagu inimesed on istunud mitu aastat vangis, kes on murdnud sisse kellegi teise arvutisse ja siis vaadanud neid ja siis fantaseerinud neid. Ma panen üles foto sellest, et sul on magamistoas arvuti lahti ja nii edasi. Igatahes kõik irvitasid, nagu mul on meeles, ma ei tea siin Ekspressis visati nalja, et Ilves jälle ajab mingit kägu. No lõpuks siis paar kuud hiljem siis avastati, et tõepoolest asi ongi nii. Aga see muudab meie privaatsust. Ja kui mõelda otseselt privaatsuse peale, siis kleepige kas või mingi väikse plaastriga üle oma arvuti, kui see on oluline. Sama asi on mikriga, mis sul on sinu arvutis, nii et sul on see kogu aeg kaasas mingi veevõrku sõdjale arvuti lahti, mida sa räägid. Keegi võib kuulata. Võib-olla see ei ole nii oluline veel, aga millalgi see võib olla väga oluline. Aga see on esimene aasta lihtsalt, et otse kuulata, aga sealt edasi online meedia, sotsiaalmeedia, Google otsingud, nutitelefoni rakendused, sinu krediitkaardi kasutamine, mobiili ja autode paigaldusseadmed, kõik see muutub inimese täiesti avatud raamatuks. See ei ole mitte see ainult, et sinu mobiiltelefoni saab
pealt kuulata, mida tehakse, aga üldiselt juba, ma ei tea, nad lõpetasid selle vist avalikult ära, aga paar aastat tagasi, kui mul oli üks esimesi iPhone'i, siis oli selline rakendus, kus vaadata, kuidas sa sõidad, kuidas sa oled sõitnud. Paned mingi koha, paned oma mingi selle veebisaidi, paned sisse oma telefoninumbri, siis tuleb kaart, siis ma näen väga kenasti, et eriti tume joon käis siis Tallinnast Abja Paluajani, kuna ma olen nii palju seda sõitnud, aga iga kord, kui sõidad mööda mastist, sinu olemasolu registreeritakse. Nii et meie kogu arusaam privaatsusest muutub, siis kindlasti tuleb meeles pidada, et kui ei ole tasuta lõunasid, siis ei ole ka tasuta äppe. Et kui sul on tasuta äpp, inimesed ei leiuta äppe selleks, et olla samariidid, luua toredaid asju. Nad teevad sellepärast, et nad saavad mingi raha selle eest. Aga mis raha nad saavad, kui see arvuti, kui see äpp on tasuta? No nad saavad mingid andmed, mida nad müüvad. Mina näiteks proovin vähemalt, kui on tuju, teha trenni. Mina panen siis arvutisse või äppi, mitu kätte kõverdust ma tegin, kui palju, mis raskus kange ma tõstsin täna. Ja see on tasuta ja suurepärane äpp. Aga mis nende andmetega juhtub, see on müüdud kuhugi. See kasutatakse ära ja siis keegi analüüsib seda. Soovitan muide väga lugeda täna või eile ilmunud Foreign Policy koduleheküljel, seal on üks uusim artikkel, see on Foreign Policy välispoliitika, tore väljaanne, mis on veebiväljaanne, seal on järjekordne artikkel mehelt nimega Kalev Leetaru. Kalev Leetaru peetakse Ameerikas suurimaks suurdata eksperdiks, kes loeb igasuguseid asju välja niinimetatud suurdatast. Pidage see nimi meeles, Kalev Leetaru viitab sellele, et ta ei ole itaallane ja selline mees on seal ja tema kogu aeg seal tuleb välja geniaalsete uuringutega, mille aluseks on süstemaatiline infotehnoloogiline töötlemine massilisele datakogumikele, kus ta vähemalt viimases artiklis väidab, et tuleb välja, et tõepoolest ajalugu kordub, vaadates massirahutusi ja mis nende kulg on, mida keegi pole kunagi suutnud varem tuvastada, aga kui sa varem võtab igasugused ammu toimunud massirahutusi, mis ajaloos kuni siis kõige kaasaegsemad, neil on terve niisugune muster, mis tuleb välja. Igal juhul. Me oleme väga kaugel sellest maailmas, kus keegi sinust midagi ei tea, mida võib-olla iseloomustas industriaalset ühiskonda, kas või siin Eestis, et vanasti elasid inimesed külades, kõik teadsid midagi sinu kohta või klatšisid, mida sa teed, sina klatšisid neid, aga siis inimesed kolisid linnadesse, me võime leida läbi kogu 19. sajandi lõpust kuni kaasajani romaanid, millest hea näide on Tõde ja õigus, kuidas siis on see transformatsioon maaelust, kus kõik teavad kedagi. Või siis inimesed kolivad industriaalsesse maailma, kus siis inimesed tunnevad end palju vabamalt. See on juba keskajast tuntud saksakeelse väljendiga Staatsluft macht frei. Linnas on vabadus, aga nüüd see ajastu on lõppemas ja nüüd ongi see George Orwelli 2-suunaline televisioon meil igaühel oma arvutis välja arvatud, kui me teeme midagi selle vältimiseks. Võin öelda ka, et üks viis seda kõike vältida telefoni puhul, kui te olete füüsikat õppinud, on teha endale Faraday puur, mille kõige parem näide on külmutuskapp.
külmutuskapp on selliselt, see on ümbritsetud metalliga ja siis signaalid, mida muidu saavad teha, üles korjata, ei lähe välja. Ja seda tegi ka Snowden, kui ta oli Hongkongis ja kohtus ajakirjanike ja ta palus kõigil panna oma telefonid külmkappi, aga kuna ajakirjanikud ei olnud eriti füüsikat õppinud, siis nad arvasid, et ta oli natuke peas nikastunud. Aga tõepoolest, kui tõesti on kunagi väga konfidentsiaalne jutuajamine ja sa ei taha, et keegi saaks teada, sest nagu et kuulata siin, kuni sa võtad selle čipi välja, siis kasutage oma külmutuskappi. Aga lisaks kõigile sellele on küberkuritegevus osa sellest uuest maailmast, mis on nüüd peetud üheks kõige tulusamaks kuritegevuse viisiks üldse. Meil on Eestiski mitmed IT-d õppinud õpilasi, ma ei tea, kas siit, aga igal juhul Eestis infotehnoloogiat õppinud noored, enamasti mehed siiamaani, kes on siis jäänud vahele, üldiselt nad jäävad vahele, kuna siin nii palju raha ei ole, siis nad üldiselt lähevad nagu Ameerika kallale ja siis paraku tänu sellele, et meil on koostöö ja juriidiline leping Ameerika Ühendriikidega, siis kui tuvastatakse, et nemad on seda teinud, siis nad lähevad Ameerikasse, kus vanglakaristus on oluliselt pikemad kui meil. Aga kui mõelda sellele kõigile, siis Eesti, mis riigina sõltub suurel määral digimaailmas ja digitaalsetest lahendustest, on rohkem avatud kõigile nendele asjadele kui teised. Oleme, nagu see väljend on, kanaarilind kaevanduses, kes kogeb ja tunnetab ohte ammu enne teisi. Ja olles kõigis võrgustunud, oleme eriti haavatavad. Kas või hea näide, mis lõppes muide meile hästi, aga 2007. aasta DDoS, DDoS on Distributed Denial of Service rünnakud, mis töötavad, ütleme, vastupidiselt sellele, kuidas töötab spämm läheb iga poole laiali, DDoS töötab samade arvutitega, kõik läheb ühte kohta ja siis koormab arvuteid üle. Igatahes esimene kord, kui oli kunagi mingi poliitiline DDoS rünnak, oli Eesti mais 2007. Neid rünnakuid olid varem olnud, aga mitte nii massiliselt ja üldiselt ei seostatud seda mingi poliitilise aktiga. Pigem see oli väljapressimisviis. DDoS rünnakut kasutati firmade vastu, öeldi, et kuule, me paneme su serveri kinni, sinu äri enam ei toimi, makske meile nii palju raha, $200 000 üldiselt oli see tollaegne summa, ja siis te ei kannata DDoS-i rünnaku. No, siis esimene selgelt poliitiline oli see, mis juhtus alles 7 aastat ja 3 kuud tagasi. See lõppes õnnelikult, sest me olime rääkinud juba mõnda aega NATO-s, et kuule, meil on nagu uus oht, see kübervärk võib nagu olla väga ohtlik, et võib-olla teeks mingi keskuse siia, mis uurib küberohte. Ja siis 3 aastat kõik on Aga siis tuli 2007, nii et see poliitiline rünnak oli täielik oma värav. Siis loodigi siia NATO keskus. See oli, ütleme, kuni see oli, poliitiliselt oli see liikunud nagu piisavalt kaugele, et nad olid valmis seda käsitlema, aga siis, kui see tuli, siis on see selge. Teeme ära. Ja teine probleem, ja see oli see probleem tollal võib-olla nüüd vähem, aga mina vaidlesin ka neile, et teate, te ei saa sellest aru, on mõned riigid, kes kui teha nendele DDoS rünnak, nad ei saakski aru, et neil on DDoS rünnak. Sest kui sul on selline riik, kus riik ise ei ole arvutiseeritud, mis tuleb seal? Mul oli endal kogemus aasta 2005, ma käis mingi ehitus Euroopa Parlamendis, ma pidin kolima teise tuppa mõneks ajaks.
Ja siis ma läksin sinna ja igal oli oma arvuti seal laua peal. Läksin tuppa, sain nüüd arvutit. Ma ütlesin, mul ei ole arvuti. Ja siis see töömees seal lõiti see arvuti tees vastu. Me toome sulle uue, eelmine mees siin ei kasutanud arvutit. Ei kasutanud arvutit, meil tuleb iga päev 300 e-maili, tähendab seal kõik on sellest, tuleb igale esindajale tuleb siis kõik ruumimuudatused, kõik seaduseelnõud, koosolekute ajad, kõik on seal sees, suur osa on tegelikult igal inimesel rämps, aga igal juhul sa ei saanud seal ilma selleta töötada. Saati sellest, et sa pead lugema neid e-maili ja vastama neile, siis ma küsin, kuidas siis minu see mees, kes siin varem oli, kuidas ta hakkama sai. Siis ütles, et tema sekretär trükkis välja talle kõike e-maile. Siis ma küsin, kuidas ta siis vastas? Ta dikteeris oma vastused oma sekretäril, kes siis lõi selle omakorda arvutisse. Ma tean, aeg on, ma räägin. Ma küsin, miks ta siin ei ole, ta läks ministriks ja see oli üks nendest suurematest Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kuhu ta läks ministriks. Nii et kõik meil tulevikus tuleb vajal osata arvutit käsitleda ja eriti, mida kaugemale lähme, siis aina rohkem hakkab digi kõike meie maailma haldama. Et me näeme, et me taristu muutub aina rohkem digitaliseerituks. Meil on need süsteemid, mis praegu, kas või meie elektrisüsteemid, meie toidukaupluste inventuurid on kõik praegu arvuti peal. Ja vanasti käid ringi, vaadati, kui palju siin neid hernepurke on, kõik on nüüd teada, et kus mingi asi on, kui palju on vaja, millal tellida uut. Ja nüüd autod on aina rohkem arvutiseeritud, see läheb veelgi suuremaks. Kõik toimub digitaalselt, mis tähendab, et me oleme haavatumad. Et mitte ainult sellised primitiivsed küberrünnakud, nagu meil oli Eestis, vaid tõesti tõsised küberrünnakud. Ja kui kõik on nii sõltub nendest süsteemidest ja see süsteem on pandud kinni, siis me oleme tagasi kuskilt kiviajas. Enam ei tooda piima, ei viida, ei tea, millal tellida piima. Elektrisüsteem ei tööta, mitte sellepärast, et mingi juhe on kuskil kukkunud tormi tõttu, vaid sellepärast, et keegi on sellega mänginud. Nii et see uus ilm, millesse me praegu suundume, on täis igasuguseid ohte, mille peale tuleb ka kogu aeg mõelda. Meil ei ole seda luksust niisama vaadata nende asjade peale, nii et küberjulgeolek on ka selline väga kiiresti kasvav tööstus, maailm võib-olla keegi teist hakkab nende asjadega tegelema ka. Aga laiemalt on vaja ka tegeleda niisuguste sügavamate asjadega, kuidas ühiskond töötab digiühiskonnas ja kuidas ühiskond hakkab töötama, mis juhtub seadustega. Meil on väga tõsised filosoofilised küsimused, mida tähendab liberaalne demokraatia digiajastul, kuhu me oleme märkamatult sisenenud. Me praegust digitaalset olukorda minu hinnangul iseloomustada ühe kuulsa Briti filosoofi Thomas Hobbesi kirjelduse järgi, kus primitiivses primitiivne ühiskond on selline koht, kus kõik sõdivad kõige vastu, kus ei ole ühtegi reeglit ja maksab vaid tugevama
jõud. Sellest eeldusest Thomas Hobbes siis 400 aastat tagasi siis tuli välja õieti esimese sellise ühiskondliku käsitluse kirjeldusega, mis tõsi küll õigustas monarhiat, aga igal juhul selline primitiivne ühiskond, kus ei kehti reeglid, mida me võime ka nimetada anarhiaks, mida me praegu näeme Donetskis ja Luhanskis, kus on täielik seadusetus, no see on ka kübermaailm. See on loomulikult metafoor, aga kui me vaatame tõepoolest, kuidas autoritaarsed riigid koostöös palgaliste kurjategijatega püüvad saada tehnoloogiat valitseja kontrolli all, siis me peame mõistma, et tehnoloogia on vahend, mida võib kasutada nii heaks kui halvaks. Misha Glenny on üks mees, kes on kirjutanud natuke küberkuritegevusest ja ühes raamatus nimega Dark Market, tume turg, leidis sellise suurepärase dokumendi, mis on koostööleppe Ukrainas asuvate küberkurjategijate, põhiliselt, kes varastavad siis neid krediitkaardinumbreid. See oli enne Ukraina sündmusi. Aga see koostööleppe oli see FSB-ga, siis KGB järeltulega, ja siis ta kirjutab selles oli koostööleppes oli 3 osa. Üks on see, et nad mitte kunagi ei ründa ühtegi arvutit ega soorita ühtegi kuritegelikku akti sõltumatud riikide ühenduses, SRÜ riikides ehk endine Nõukogude Liit, välja arvatud Eesti, Läti, Leedu. Selle esimene punkt, teine punkt on selle eest, me ei anna ühtegi teid välja, te võite, kui te ei ründa meid, siis me ei tee mingit koostööd ühegi teise riigiga, et teil oleks mingeid probleeme. Ning kolmandaks oli siis selles lepingus, et ja kui kunagi vaja, siis te olete FSB käsutuses. Nii et see on huvitav maailm, kus nagu riigid on võtnud ette, et kasutada küberkuritegijaid. Et meie siin vabad ühiskonnad, õigusriigile toetuvad ühiskonnad on tuginenud vabaduse ja turvalisuse suvestamiseks pigem John Locke'ile, kes oli siis, kirjutas Thomas Hobbesi vastu 300 aastat tagasi, kus on selline leping, ühiskondlik leping siis valitsuse ja rahva vahel, mis sätestab siis valitseja võimu ja see need piirid eeskätt ja kodaniku õigused. Ja see on olnud alates 18. sajandis põhiliselt see filosoofiline alus, mida me leiame igas demokraatlikus riigis. USA põhiseadus koguni tsiteerib või ütleme parafraseerib John Locke'i, kes kirjutas umbes 60 aastat enne USA-d, aga igatahes. Aga kübermaailmas puudub selline leping. Meil ei ole mingid arusaama, mis on valitsuse kohustused, piirid, kodanikuõigused. See puudutab kõiki, nüüd on seadused varguse kohta, aga meil on lastepornograafia, valitsuste jälgimistegevus, eraisikute internetiotsingute kaubanduslik ärakasutamine äriühingute poolt ehk teisisõnu, miks sul tulevad teatud reklaamid, kui sa vaatad teatud asju Facebookis. Need asjad on kõik seadustamata praegu. Ja ilmselt sellele tuleb mõelda tulevikus. Ja kogu see küsimus demokraatlikest väärtustest ja digiajastu on asi, millega me peame väga tõsiselt tegelema. Et kui me oleme siis sellises metsikus hobbesiaanlikus maailmas meie John Locke'i ja Voltaire'i ootusel, see võib tulla teie seas, kes leiab selle lahenduse. Et digiühiskond sunnib meid mõtlema kodanikuvabadustele, demokraatiale, õigustele ja privaatsusele täiesti uut moodi. See sunnib meid mõtestab ümber riigi rolli
ning riigi ja tema kodanike vahelisi suhted. Sõnavabadus, autoriõiguste, privaatsuse kaitse, läbipaistvuse ja turvalisuse mõisted tuleb tänu digimaailmale tekkinud lõpututele uutele võimalustele täiesti uuesti läbi vaadata. See kõik on teilegi väljakutseks. Ma ennustan siin, et üheks suuremaks küsimuseks saab olema tasakaal läbipaistvuse ja privaatsuse vahel, mida ma võin illustreerida järgmise. Et kuni aastani 2006 põllumajandustoetused Euroopa Liidus oli täiesti salastatud, kes sai mida. 7 aasta perioodil on siis moodustab siis Euroopa Liidu kogu eelarvest 40% põllumajandustoetust, kes saab midagi. Mõelda sellele, et Euroopa Liidu kogu eelarve 7 aasta peal on peaaegu triljon eurot. Siis umbes 400 miljardit eurot läheb põllumajandusele. Kes midagi saab, oli täiesti läbipaistmatu. Siis tollal see valdkond oli, ütleme, Siim Kallase haldusalas ja siis koos veel samamoodi mõtlevatest riikide esindajatega, siis Soome, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Hollandi, suruti läbi selline regulatsioon Euroopa Parlamendis, et avalik raha, me peame teadma, kuhu see läheb. See on nagu Eesti Vabariigi põhimõte, on ka, et kui see on avalik raha, kui see on maksumaksja raha, siis me teame, kuhu see läheb. Mida sa erarahaga teed, see on sinu enda probleem, aga kui see on maksumaksja raha, siis kuidas see kulutatakse, peab olema avalik informatsioon. Siis tuli selle regulatsioon, mis siis, ma ei tea, kaua see kestis, vähemalt 1 aasta kestis. Et me teame, et Prantsusmaa vastupidist oma selle müüdile, et kõik seal on selleks, et väike talumees saab oma erakordset huvitavat juustu toota mingis orus, kus ainuke niisugused on selline rohi ja selline väike ja nii edasi. Tuli välja, et see on kõik agribusiness, sai miljardid Euroopa toetuse. See oli loomulikult väga piinlik ja siis terve hulk riiki, enamasti need, kes said väga palju raha, käisid Euroopa kohtus, öeldes, et see rikub privaatsust, nende privaatsust ja võitsid. Ja siis lõpuks siis Euroopa kohus otsustas, et need asjad, et iga riik otsustab ise, kas ta avalikustab, kes saab avaliku raha ja kes mitte. Praegu need on vist, kes seda teeb, on Leedu, Eesti, Soome, Rootsi, Ühinenud Kuningriigid. Meie teame, kes saab mida, et see naabrimees sai nii palju raha, aga mujal ei ole. See on jälle selline küsimus, mis tänapäeval, kus läbipaistvus, üldine läbipaistvus digiajastul on muutunud väga võimalikuks ja mis on siis privaatsus. See ei ole ainult see, et riik jälgib sind või et võib-olla jälgib sind, aga et meie ka võib-olla tahaksime asju teada. Nii et need on sellised küsimused, mis seisab meie ees ja ma loodan, et me hakkame sellega tegelema. Et mis tähendab ka seda, et tulevikus, ja võib-olla see puudutab mõnda teist ka, IT polegi see peaasi, vaid et see asi, millega sa tegeled, eeldab IT-oskusi. Mitte lihtsalt programmeerimist, aga võtame lihtne näide, mis mina ennustan saab olema kõige tulusam äri üldse tulevikus, juba on, sest on nii vähe inimesi, kes teavad seda, aga inimene, kes tunneb läbi ja lõhki kodeerimist või programmeerimist ja tarkvara, kes on ka jurist, on see inimene, kes nendes lõpututes tuleviku kohtuvaidlustes, et kas see väike asi siin, mis teeb seda, kas või see kõige, ma ei tea, see oli vist
üks nendest nuppudest, mis seal on nagu sa ostad midagi, osta või pane korvi. Kas seda leiutas see inimene seal või kas see ostukorvi nupp leiutas keegi teine ja kas see teine võlgleb selle esimesele, aga neid küsimusi sai lahenda enam sellega, et see on kaks juristi, kes ei tea mitte mõhkagi programmeerimisest, arvutikeeltest, sa ei saa seda teha. Ja see imbub kõikjale. Et mis tähendab, et kui need, kes ütlevad, humanitaaraladel pole mingit tulevikku, ma ütlen vastupidi, et humanitaaraladel muutub arvutioskus täiesti möödapääsmatuks. Ja tegelikult ma ütlekski, et meie probleem täna on, et me teeme liiga suurt vahet humanitaar- ja siis nii-öelda täppisteaduste vahel. Et kui inimesed räägivad turvalisusest, privaatsusest, andmekaitsest, sõnavabadusest, digimaailmas on see, et need inimesed, kes teevad neid asju, mille pärast me oleme mures, ei saa aru, mis on see filosoofiline õiguslik traditsioon, milles lääne ühiskond elab, ja need inimesed, kes seda on uurinud, õppinud ja teavad, ei saa üldse aru, kuidas asjad töötavad digimaailmas ja ma olen seda näinud korduvalt ka Euroopa Parlamendis, me näeme seda praegu ka, kui üks suur riik Euroopas sõdib täiesti selle vastu, et meil on selline identiteedisüsteem või identifitseerimissüsteem. Et saamata aru, kuidas see töötab. See probleem, ma soovitan teil kõigil kunagi lugeda, ma ei tea, kas on eesti keelde tõlgitud, vist oli küll tema juubeli puhul, aga oli üks Briti bioloog luuletaja nimega C.P. Snow, 55 aastat tagasi, 59. aastal kirjutas pikema essee nimega Kaks kultuuri, kus ta kurtis just selle üle, et tema kui bioloog istub Oxfordi klubis ja räägib bioloogidega, kõik saavad teineteisest aru, rakkudest või mis. Aga tema kui luuletaja istub teises lauas, kus on siis nagu filoloogid ja luuletajad ja kõik saavad kõigest aru ja igasugused vihjetest saavad aru, aga need kaks üldse ei puutu kokku, kumbki pool ei saa sellest aru, mida teine räägib. Ja mina julgen väita, et see probleem, mis oli Oxfordi õppejõudude dineedel või dineeruumis, on nüüd imbunud kogu ühiskonda. Et ühelt poolt on need geekid, kes leiutavad uusi ja uusi asju, ja ma usun, see on ka NSA probleem lõppkokkuvõttes. Nad leiutavad uusi asju, oi kui kihv, vaata, mida mina saan teha, mina võin nüüd seda pidi minna sisse ja teen seda ja saan selle informatsiooni. Nad ei saa aru, mida nad teevad meie lääne filosoofilise kultuuri kontekstis. Teine pool on, kui sa ei tea midagi arvutitest, siis arvad, et sinu iga luuletus, mida sa kirjutad oma tüdruksõbrale eesti keeles, et seda loeb läbi NSA. Ei. Tähendab, et tuleb natuke rohkem teada tehnoloogiast, kui sa tegeled nende küsimustega, mis puudutavad privaatsust, ja siis tuleb natuke rohkem filosoofiat õppida nendel, kes on valmis leiutama igasuguseid asju, mis käivad põhimõtteliselt meie lääne traditsioonide vastu. Nii et minu soovitus teile, kes te olete siin, siis lugege ka filosoofiat, tundke huvi meie kultuuri, kirjanduse ja ajaloo vastu, teiste kultuuride ja muu maailma ajaloo vastu, et me ei kaotaks aru saama sellest, miks on meile oluline hoida sõnavabadust, demokraatiat, õigusriiki, oma keelt. Ja miks me austame ennekõike inimest sellal, kui me tehnoloogia abiga inimese maailma üha avardame. Meil on Eestis juba loodud tegelikult õigusteaduse, infotehnoloogia ning avaliku halduse ja infotehnoloogia ühendatud magistriprogrammid ja need on siiamaani või esialgsed
ainsad kogu maailmas, kus pannakse kokku juura ja infotehnoloogia, kus pannakse kokku avalik haldus ja infotehnoloogia. Ja vaadates tulevikku, siis teades Moore's law, siis meie ees seisab päris raske aeg, ütleksin ma. Nagu autode leiutamine muutis inimese elumaastiku teistsuguseks, mõelge sellele, et enne autot ei olnud kunagi kusagil ühtki mitmetasandilist ristmikku. Polnud vaja. No, töö iseloom muutub, töökohad hakkavad kaduma. 2 aastat tagasi lugesin raamatu nimega The End of Work, mis on ka eesti keelde tõlgitud kui töö lõpp. Jeremy Rifkin oli selle autor. Siis see oli 2 aastat tagasi, mõelda Moore's law järgi, siis tegelikult arvutid ei suutnud väga palju seal teha, tema muretses, et arvutiseerimine kaotab töökohti. Tänapäeval meil on juba reaalsus, et Belgias, Hollandis ja Californias on testimisfaasis automaatjuhtimisega autod. Põhiliselt inimesed teevad, Google teeb mingist autod, aga teised teevad ka. Ja okei, me veel ei näe seda siin. Me ei näe Tallinnas veel neid autosid. Aga ma usun, et 10 aasta pärast on meil igasugused automaatautosid. Või vähemalt ja kindlasti, kuna need juba on peaaegu et kasutusel USA sõjaväe poolt, on automaatselt isesõitvad veokid. Sest sõjaväel on inimelu palju olulisem kui masin ja kui sa tahad Talibani territooriumit läbi sõita, saatmaks siis oma sõduritele laskemoona või mida iganes, siis parem on, kui seal sõidab automaatjuhtimisega auto, kui et seal sõidab inimene, kes võib saada surma. Aga mõelgem ka mitte ainult, aga see on sama aplikatsioon kogu Euroopa transpordil, et veeautod, miks peaks inimene sõitma, olema väsinud, jälgima Euroopa direktiivid rohkem kui 8 tundi ööpäevasid või sõita ja kõike seda muud, milles hiilivad mööda kõik. Masin sõidab ja kõik on okei. Taksondus. Ma ei tea, 10 aasta pärast on taksod siin. Aga vahepeal on juba selline asi, mis siis halva või hääldamissuutmatuse tõttu kannab nime Uber, aga see tuleb saksa keelest Uber, on selline äpp-teenus, mis on iPhone'is olemas, mitte veel Tallinnas, aga üldiselt, mille vastu protesteerivad massiliselt taksofirmad, seal, kus need on olemas, Londonis, USA's, aga jälle, äpp võimaldab sul leida soolisi inimesi, kes viib sind kuhugi ja see on surmahoop taksondusele, mis on eksisteerinud ju isegi hobuse ajastul. Nii et asjad muutuvad, töö muutuvad ja töö üldiselt jaguneb 2. Nendeks, mida tark masin veel ei saa teha, veel ei saa takso ise sõita ja need, kus ja siis on teised töökohad, mis on enamasti madalapalgalised, et need töökohad, mida täidavad haritud loovad oskustega, ka eriti IT-oskustega, ilma milleta tark masin ei saa töötada, nendel inimestel on töö, nendel inimestel, kes ei suuda, kelle haridustase ei võimalda neil töötada tarkmasinatega või kes ei suuda kuidagi selles maailmas kohaneda, neile jääb tõepoolest need töökohad, mis on enamasti väga madalapalgalised. Kui mõtleme, et varsti ei ole ka võib-olla taksojuhte, siis see on hea näide sellest. Et seetõttu meie Eestis peame olema sammukene kõigest ees ja ma usun, et see ongi meie tulevik. Ma rohkem ei räägi, võib-olla lihtsalt öelda nii palju, et meie lahendused on jõudnud nii kaugele, võib-olla olete lugenud, aga ilmselt nüüd see kogu meie XT-süsteem, mis on siin meil töötab, on nüüd leitud soomlaste poolt
nii heaks, et me loome ühise platvormi nendega. Loodetavasti see kunagi tähendab nii seda, et kui soomlane tuleb Lapimaalt siia külla ja kaotab oma ravimi, millega ta on kaasa tulnud, et siis ta saab minna Eesti apteeki, panna oma kaart sinna sisse ja siis ta saab oma retsepti kätte. Tulevikus võiks olla nii, et kogu Euroopa nii. Või kui praegu Soome pensionär tuleb Soomest Saaremaale suveks, võtavad kaasa mingi mitu mapitäit oma tervishoiu andmed, et juhul kui vana inimene nagu mina võime ikka nagu haigestuda ja siis sa lähed arsti juurde ja siis seal vaatab. Tulevikus siis peaks olema sama digilugu, nagu meil on Eestis olemas, peaaegu on olemas, et siis lihtsalt arst vaatab ja siis tuleb siis kogu see terviselugu tõlgitud eesti keelde loomulikult, kuna see tuleb automaatselt ja siis eesmärk oleks, et see liiguks üle maailma. Nii palju on ära märgitud, et Maailmapank, kes üldiselt on kõik need 600 aastat rahastanud igasuguseid tore projekte nagu veepuhastusseadmed ja tamme, veevarustus ja irrigatsiooni ja mida iganes nad teevad siis malaaria vastaseid vaksinatsioone. Nad on nüüd aastal 2014 jõudnud selleni, et võib-olla tuleks vaadata, mida Maailmapank saab teha digimaailmaga, et digitaliseerida või arengumaid digitaliseerida, kuna neil ei ole mingit ekspertiisi, kuidas seda teha või mis on nagu sobib, mis ei ole ja igasugused niisugused jama ettepanekud tulevad ja haltuurat ja muu, siis nad lõpuks on otsustanud, nad teevad iga 2 aasta tagant tuleb mingi maailma arenguraport ja selleks aastaks on nüüd valitud digitaalmaailm ja arengumaailm. Ja siis nende ökonomistid vaatlesid üle kogu maailma, kes on midagi teinud ja üldiselt on jõutud järeldusele, et kõige kaugemal arenenud 2 riiki, Singapur ja Eesti, aga Singapur alustas sellega, kui ta oli juba rikas. Eesti alustas sellega, kui ta oli vaene. Ja siis järgmine see Maailmapanga arenguraport kirjutab siis Eesti koos Maailmapangaga ja siis lootus sellest on, et siis nagu arenguriigid hakkavad vaatama, et kui me tahame midagi teha, siis me teeme seda ja taotleme endale XD ja taotleme endale siis sellise identifitseerimissüsteemi ja nii edasi, nii et tulevik lubab olla huvitav selles osas. Nii et sellega ma lõpetan, ma võiksin veel rääkida pikalt ja ka teil on nagu vaja minna kuhugi, pooled teist kindlasti juba haigutavad, et ma lubasin, et ma vastan 1 või 2 küsimusele, kui kellelgi on neid, kui ei ole, see on ka okei, kuna minu staff seal narveerib ja ütleb, et tule minna. Aitäh! Kuna härra president rahkelt lubas 1-2 küsimusele vastata, aga vaadates tema kiiret ajaplaani, siis 1 küsimus. Kas leidub see 1 inimene, kellel on hea küsimus? Kui ei ole, siis täname presidenti põhjaliku ja inspireeriva loengu eest ja mul on väga hea meel üle anda tänase päeva mälestuseks maja pilt IT-kolledži majast ja see võiks olla traditsiooniks, et tekib üks galerii kaunitest Eesti koolimajadest, kus presidendid on käinud oma loenguid pidamas. Aitäh!